Nii, tere õhtust kõigile. Minu nimi on Triin Oer ja Arhitektuurimuuseumi nimel ääretult hea tervitada teid järjekordse Elava ruumi loengu õhtul. Tänane esineja on meil Heik Hermann, filosoof, mõtleja, arhitektide sõber, Kunstiakadeemia õppejõud ja ühtlasi ka doktorant. Nii et igati põhjust rääkida siin Arhitektuurimuuseumi ja ruumikultuuriga tegelevas loengusarjas. Heik, ma juba ütlesin, on kutsumuselt filosoof, ametilt õppejõud, võib nii öelda. Lõpetanud toonase nimega siis Eesti Humanitaarinstituudi või kui ta lõpetas, siis oli juba see Tallinna Ülikooli Humanitaarinstituut. Ja aastast 2015 on ta siis EKAs doktorantuuris. Aga EKAga on ta seotud juba varem, 2012. aastast alustas ta seal lektorina. Viimased 4 aastat on olnud aga EKA arhitektuuriosakonna poolt välja antava ajakirja Ehituskunst toimetaja koos Karli Luigega ja andnud välja päris mitu numbrit. Ma ei tea, kas sa oled ise kokku lugenud, ma ei teinud seda. Vähemalt aastas korra ikka tuleb teil ajakiri välja. Ja Heik Hermann on teinud siis koostööd väga erinevate arhitektide ja arhitektuuribüroodega just arhitektuurikonkursside siis töödes ja päris mitu ka nendest konkurssidest võitnud ja need on ka realiseerunud ja majadeks saanud, et võib-olla üks tuntumaid siis Eesti Kunstiakadeemia uus hoone Põhjapuiesteel koos Kuu arhitektidega. Ja koos Molumba arhitektidega osaleb ta ka näitusel majad, mida me vajame, mis on siin samas Soolalaos teisel korrusel veel novembri lõpuni näha projektiga Superroheline, et kes ei ole näinud, siis soovitan seda kindlasti esimesel võimalusel vaatama minna. Aga pikemalt võib-olla sinust rääkima ei hakkaks, põhiline on öeldud ja põrand lava on sinu, nagu öeldakse, palun. Tere minu poolt ka siis, ma ei tea, on kuuldava. Põhimõtteliselt siin on nii väike saal, et tegelikult saaks häälega ka hakkama. Kõigepealt aitäh kutsumast, Triin. Ma mõtlesin natuke, et millest ma räägin ja lõpuks mõtlesin seda, et ma jagan teiega lihtsalt tükikesi oma pooleli olevast doktoritööst ja vahele pikin 2 vahepala siis ka koos arhitektidega tehtud projektidest. Pooleli olevast tööst on alati natuke raske rääkida, sest sa ei saa aru, kas see, mida sa tegelikult välja mõtled, on täiesti banaalne ja kõigile teada või siis seal midagi on ka. Aga kõigepealt, et kuidas ma üldse arhitektuuri juurde sattusin, peaaegu puhas juhus. Kunagi, see oli siis 2008. aastal, kutsus Toomas Tammis mind EKAsse juhendama arhitektuuri magistritööde kirjalikke osasid. Sellel oli mingi eellugu ka. Aga igal juhul ma olen siiamaani seda teinud ja selle käigus on siis tudengid ja ka teised juhendajad ja üldse seal nii-öelda komisjonides olemine mind hästi palju siis õpetanud arhitektuuri osas kuidagi natukenegi targemaks, et enam päris idiootsuse ei räägi. Ja ma enam-vähem saan aru ka, et miks Toomas mind tollal kutsus, sest sellel ajal valitses arhitektuuris hästi suur selline teoorialembus. Valitses selline, võiks öelda, illusioon, et teooria tundmisest on hirmus suur kasu arhitektile. Ja hiljem me hakkasime selles natuke kahtlema, et ma tegin Toomasega ühel hetkel ühe intervjuu, kus me mõlemad pidime tunnistama oma kimbatust, et äkki see teooria ei olegi nii kasulik. Samas, kui Toomas oleks algusest peale niimoodi arvanud, et siis ta polekski mind kutsunud ja minu elu oleks hoopis teistmoodi läinud, et mul on selle illusiooni üle hea meel. Ja järgmine juhus oli see, et ma enne, kui ma ise seda ehituskunsti tegema hakkasin koos Karliga, siis ma
olin sellesama ajakirja kolleegiumis ja ühel kolleegiumil seal Indrek Peil ükskord ütles, et et kommenteeris seda numbrit seal ja ütles, et pikad teooriaartiklid on väga toredad ja niimoodi, aga talle tundub, et arhitektid annavad oma ideid enamasti edasi hoopis niimoodi, et kuskil kohvikus mingile salvrätikule kritseldavad ja siis niimoodi räägivad sellest, et teda huvitaks just see pool. Ja ma siis pool naljatades ütlesin selle peale, et seda oleks tegelikult päris tore uurida, mille peale siis tollased toimetajad Aet Tader ja Kadri Klementi ütlesid vastu kohe, et aga palun, korraldame sulle mõned bürood, teed nendega mõne võistluse kaasa ja pärast saad sellest kirjutada. Ja üks nendest büroodest, kellega nad mind siis tollal kokku viisid, olidki Kuu arhitektid, keda Triin juba mainis ka. Ja juhtus niimoodi, et me lihtsalt juhuse tahtel võitsime selle esimese koos tehtud võistluse, see andis mingi tõuke mulle siis neid asju edasi teha natuke ka nendega koos. Ja mingis mõttes see niisugune pooljuhuslike sündmuste jada jätkub siiamaani. Et ma olen päris mitme teise bürooga ka teinud projekte koos, aga kogu selle aja jooksul on aina süvenenud see kimbatus, et mis asi see siis ikkagi on, mida ma panustan, sest mulle tundub, et see ei ole päris see, mida nimetatakse teooriaks. Et iseenesest mulle tundub, et teooriast võiks küll võib-olla praktikutele kasu olla, aga mitte sellisel kujul, nagu seda parajasti harrastatakse. Ning see mõte, võiks öelda, on üks olulisi lähtepunkte ka minu doktoritööle, mida ma tõesti teen siis arhitektuuride osakonnas. Ühesõnaga mõte, et minu hinnangul saab sellest teooria ja praktika eristusest alguse terve rida probleeme. Ja see üldse seostub laiema küsimusega, mis mind aina enam huvitab, nimelt küsimusega sellest, et kuidas mõisted tegelikkust kujundavad ja muuhulgas siis, et kuidas nad kujundavad ruumi. See sõna kujundamine ise on ka huvitav. Ruumi praktika kontekstis vähemalt sellel on mingi halb maik kujunenud juurde, kui arhitekt tahab sisearhitektile halvasti öelda, siis ta nimetab teda sisekujundajaks. Ja kui tahta omakorda arhitektile endale halvasti öelda või teda provotseerida, siis võib teda ennast nimetada väliskujundajaks. Aga mulle jälle see kujundamise sõna väga meeldib, sest eriti kui seda võtta sellises laiendatud tähendusest. Selles tähenduses käib kujunemine või kujundamine kokku ühe teise sõnaga, milleks ongi kujunemine. Et kujunemine, eks ole, on sellised ettekavatsemata protsessid, vahel öeldakse aga, et iseeneslikud. Ja mõlemad need sõnad kujunemine ja kujundamine viitavad siis mingil kujul kujule, aga see ei pea olema selline nähtav kuju, eks. Et kui kujutad ette, ma ei tea, mingit õnnetut abielumeest oma naisele selgitamas, et miks ta alles kell 5 öösel koju jõudis, siis ta võib väga hästi öelda, et ma ei tea, asjad kuidagi kujunesid niimoodi. Samas mingit nähtavat kuju ei tekkinud, lihtsalt intoksikatsioon. Teisisõnu, kujuneda võivad ka sündmused. Ja eesti keeles on veel huvitavam see, et see kujundamisest räägitakse vahel ka just siis, kui peetakse silmas neid iseeneslikke ettekavatsemata protsesse. Näiteks kuulate ilma teadet ja keegi ilma ennustaja, tavaliselt nad räägivad siuksel püüdlikul häälel seal raadios, et homset ilma kujundab madal rõhkkond. Ma siis vahel oma vaimus ilmas püüan ette kujutada ka, kuidas see madal rõhkkond seda ilma kujundab. Ja kuhu ma selle jutuga sihin, on see, et see kujundamise ja kujunemise suhe on huvitav ja minu meelest ka tähtis. Et kujundamine tavaliselt algab sealt, kus kujunemine lõpeb. Ja iga kujundamine mingis mõttes on edasi kujundamine või üle kujundamine, mis käivitab omakorda uued kujunemised. Ja selles laias tähenduses tegelevad kujundamisega päris mitmed erialad. Mõned kujundavad asju, mõned harjumusi, mõned õhkkondi, mõned ümbruskondi. Ja kui siit nüüd jõuda filosoofiani, siis enamasti küll filosoofiat kujundamisega ei seostata, eks. Aga minu meelest on huvitav läbi mängida seda mõtet, et ka filosoofia just tegeleb teatavat sorti kujunemise ja teatavat sorti kujundamisega, nimelt sellistega, mis käib nii-öelda
võtmemõistete koosluste kaudu. Ja kohe ma jõuan sellele, mida ma selle all silmas pean. Ja siin igal juhul, siin on samuti niimoodi, et päris tihti need kooslused tihti lihtsalt kujunevad, et keegi polegi neid kujundanud ja tihti nad ei paista ka silma. Nad on lihtsalt kuidagi kätketud meie mõtetesse ja meie tegudesse. Ja ometi on neil oma toime. Nad kujundavad meie mõtteid ja tegusid ja ka meie ruume umbes samamoodi nagu madalrõhkkonnad. Või veelgi salakavalam on olukord siis, kui me teooria tasandil või teadlike otseste väljaütlemiste tasandil heidame mingid eristused, mingid võtmemõisted juba kõrvale, aga ei pane tähele, et tegelik elu kannab neid kuidagi aina edasi. Vahel meie mõtetes ja tegudes, vahel siis keskkondades ka. Ja kuigi filosoofidest enamasti nii võib-olla ei räägita, siis sellegipoolest võib öelda, et filosoof märkab seda mõistekoosluste toimet paremini kui keskmine inimene. Teda on õpetatud selles osas kuidagi tundlik olema. Ja see tundlikkus annab talle võimaluse ka märgata, et need kooslused saaksid olla ka kuidagi teistmoodi. Näiteks räägime ühiskonnast läbi liberaalsuse ja konservatiivsuse eristuse. See on tegelikult üks väga kindel valik, see ei pea nii olema. Räägime ruumist läbi privaatse ja avaliku ruumi eristuse, jällegi kindel valik, ei pea nii olema. Ühesõnaga, võivad olla ka teised valikud ja see märkamine ise võib juba olla vabastuv, äkki ka kujutlusvõimet aktiveeriv. Ja et neid üsna abstraktseid teemasid kuidagi illustreerima hakata, siis ma mõtlesin tuua ühe konkreetse näite ka ja veel sellise näite, mis puudutab arhitektuuri. Aga enne ma joon esimese vahepalani. Ja see puudutab juba mainitud esimest võistlust, mille ma tegin koos Kuu arhitektidega. Selline väike võistlus, pisike sekkumine metsakalmistu sellesse kohta. Kenotav vägivaldselt hukkunud riigivanematele. Käisime seal koha peal. Mina lihtsalt kuulasin üsna ammuli suvi, kuidas arhitektid lihtsalt seda asukohta kirjeldasid. Ise ma seal midagi sellist ei näinud esialgu. Igal juhul kõiksugu asju oli seal kohas juba kujunenud. Nagu üldse Eesti kalmistutel domineerib loodus, looklevad pinnavormidega. Siin oli veel eriline see, et hauakivid olid kuidagi teistmoodi, eriti seal kuulsuste künkalal. Nad on lihtsalt nii, eks ju. Väga eriliselt paigutatud ja seal see parempoolne on Lennart Meri haud, mis mul on siiamaani kuidagi meeles. Hästi tundlik ja täpne ja kuidagi maastikuga lihtsalt tehtud siuke koht. Ja sealsest meeleolust lähtuvalt olid kujundatud ka võistlustingimused, kõrguspiirang oli 0,7 meetrit, mis juba ette eeldas, et see teatavat innovatsiooni selles tüpoloogias, et see tavaline kenotaafi kuju oli välistatud. Ja siis hiljem kontoris siis Kuu arhitektid arendasid seda koha peal tajutud edasi, jõudes impulside kujundini kuidagi nii, et iga hauaplats seal kuulsuste künkal on teatav pisike impulss ja kenotaaf peaks olema kuidagi samas võtmes, aga kuidagi suurem impulss ja sealt kuidagi edasi põrgatasime ja jõudsime laine kujundini, mille puhul mina tundsin, et siit saab juba hakata välja kujunema terve lugu. Näiteks murtud lainest, mis märgib sellist järsku katkestust nii riigivanemate kui ka tollase Eesti riigielus. Edasi meil vahepeal sekkus aineline kujutlusvõime, ehk siis lasime seda asja edasi kujutleda paberil, paika panna, et milline murdumine töötab või mõjub kõige paremini. Lõpptulemus, siis see asi. Ja mulle vist järele mõeldes ongi kõige paremini istunud sellised väiksemad kunstilisemad tööd, kus sisu läheb peaaegu otse või vahetult üle kujundiks, millel on teatav üldistusvõime. Nii ka näiteks võib-olla Jaan Poska töö, kus mängisime tasakaalu hoidmise dünaamilise kujundiga, sest tõesti Poska elu oli selline pidev tasakaalutöö. Venekeelne lapsepõlv ja haridus, pendeldamine Eesti ja Vene kogukondade vahel, mis muuhulgas mõjutas väga oluliselt Tartu rahukõneluste tulemusi. Üldse see kuidagi kontrast ja pinge selle talupoja lapsepõlve ja hilisema linnapõlve ja linnapea põlvega. Ja
siuke pidev tasakaalutöö. Ja meie monument siis kujutas, meie võistlustöö kujutaski seda poskat siis tasakaalu hoidmas. Et mingis mõttes võiks mõlemat võistlustööd iseloomustada selline märksõna nagu nõrk monument, aga tollal me ei osanud sellest veel nii mõelda. See oligi see esimene vahepala. Ma lubasin nüüd tuua ühe arhitektuuri puudutava näite võtmemõistete kujundusjõust. Ja esimene asi, mida selle juures tähele panna, ongi see, et mõisted ei kujunda tegelikkust kunagi ühe kaupa, et nad on alati mingites kooslustes. Ja üks kõige tavalisem koosluse tüüp ongi eristus. Teisisõnu, tõmbame piire. Ja üks selline eristus kujundab siiamaani arhitektuuri, eriti just arhitektuuri õpetamist, et muidu ta on rohkem nagu varjul. Et ikka ja jälle ilmub kuskilt välja küsimus, et millises koolis seda õieti õpetama peaks, et kas kunstiakadeemias või tehnikaülikoolis, et kus on see õige koht. Ühesõnaga, kas arhitektuur on ennekõike kunst või, ma ei tea, tööstus või kunst või tehnoloogia. Aga minu arust enne, kui sellele liiga ruttu vastama tõtata, võiks kõigepealt uurida, et kuidas see eristus üldse välja kujunes. Sest kui hakata uurima, siis selgub, et oma praegusesse seisu jõuab see eristus üsna hiljuti, umbes 100 aastat tagasi juhtus see. No, et kui me vaatame, ma ei tea, Vana-Kreekat, siis seal on hoopis selline mõiste nagu tehne, ehk siis see on slaidi peal keskel. Tehne. Ja seal seda kunstil ja tehnoloogial küll mingit vahet ei tehtud, et see tähendas igasugust valmistamisega seotud oskusteadmist. Ja üks hästi oluline asi, mis tehnet tollal iseloomustas, oli see, et sul oli tehne ainult siis, kui sa suutsid seda ka teistele õpetada. Et tehne oligi siis selline sõnastatav meisterlikkus. Ühesõnaga, esialgu mingid kunstnikke kui selliseid ei olnud, vaid oli, ütleme, ma kasutan seda sõna nagu tehnikud, lihtsalt selle jaoks on tehnevaldajad ehk siis tehnikud. Ja tollal veel üks oluline kujundav faktor tuli tollasest väärtuste hierarhiast. Kuna tegemist oli, eks ole, orjapidajate ühiskonnaga, siis väga oluline sükene sotsiaalne eristaja oli see, et kas sul oli jõudeaeg või sul ei olnud. Et ainult orjapidajatel oli jõudeaeg, aga käsitöölistel seda eriti ei olnud. Orjapidajad selle kõrval said tegeleda selliste asjadega nagu teadus ja filosoofia ja mis kõik veel. Ja just sellepärast hinnati teooriat praktikast kõrgemaks ja just siit, ma ütleksin, sai algusega see ikka praegu üsna valdav lõhe teooria ja praktika vahel. Sest see üks nendest järelmitest veel sellel hierarhial oli see, et mida ebapraktilisem mõni teooria oli, mida nii-öelda jumalikumate asjadega see tegeles, jumalike tõdedega, seda ülimuslikum see oli, et sellel mõtlejal oli luksust mõelda jumalike asjade peale, siis ta oli nagu kõrgem sell. Ja samad väärtused avaldusid ka tehnesiseselt, eristuses, eks ole, vabade ja mittevabade kunstide vahel. Tehne läks siis ühel hetkel Vana-Roomas, ta oli ars ja sealt ta läks siis keskaega, kus selgelt eristati ja ka Rooma ajal juba ka artes liberales, artes illiberales, vabad ja mittevabad kunstid. Ja kõik need erialad, mida tänapäeval muuhulgas nimetatakse kõrgeteks kunstideks, et need kuulusid kõik mittevabade sekka, sest nad sisaldasid käelist tegevust, mida tollal ja ka praegu hinnati madalamaks kui puhast vaimutegevust. Et näiteks muusika oli küll ka kaunite kunstide seas, aga ennekõike muusikateooria. Mõned vaidlevad vastu, aga üldine versioon on see, et päris muusikud, kes kontserti andsid, neid liigitati mittevaba kunsti esindajateks. Ja nüüd siit alates terve rida rõhkkondi hakkas seda tehne mõistet ja selle seesmisi jaotusi aina ümber kujundama. Näiteks sellest on mõned teised inimesed kompetentsemad rääkima, et renessansi ajast hakkas osa kunstnikest endale tahtma kõrgemat renomeed tänu sellele, et seal olid need kunsti abil hakkas keskklass mängima oma staatuse mänge. Ja
ja see muutus kuidagi oluliseks. Kõrgemat renomeed hakkasid soovima ka müüriladujad ehk vabamüürlased ehk siis arhitektide eelkäijad. Ja veidi hiljem, mõni sajand hiljem sündis nii-öelda see keskklass ehk siis uus kunstipublik ja see kallutas nüüd sellest tehnest kõnelemist aina enam, et kui ta esialgu oli sellises valmistajakeskses perspektiivis, siis aina enam ta läks sellisesse vastuvõtja või kogeja ja vaatepunkti suunas. Ja päris hea näite sellest, kuhu see kujunemisprotsess umbes 18. sajandi lõpuks oli jõudnud, et selle pakub Kant, et kui Kant oma 3. siis kriitikas, oma otsustusvõime kriitikas räägib kunstist, siis ta ütleb otsesõnu, et see valmistaja, kes oskab seletada, mida ta teeb, et see on lihtsalt pelgalt käsitööline. Et tõelist kunstniku kandev geniaalsus, see on kuidagi sõnul seletamatu. Ühesõnaga, nüüd järsku on juba täielik kontrast selle vanakreekaliku tehne mõistega, mis eeldas, eks ole, et sa just oskasid seletada, mida sa teed. Ja on väga märgiline, et Kant eristab siin kunstniku ja käsitöölist, et tehne mõistes nad olid veel koos, lahutamatud ja mõlemad olid ühtemoodi, eks ju, mitte vabade kunstide lahtris, need kunstnikud ja käsitöölised. Ja nüüd on ühest saanud kõrge kunst ja teisest on saanud pelk käsitöö. Ja mulle tundub, et seda uut lahterdust kujundas seejuures veel üks Vana-Kreeka eristus, nimelt eristus aine ja vormi vahel. Ehk siis vorm ei tähenda seda ainult seda välist kuju, vaid pigem just seda sisemist kuju või struktuuri või ülesehitust, asja ideed, kompositsiooni, tähendust. Ja kunst selles nüüd uues tähenduses, mis hakkab tekkima, mis on nagu sealpool, et seda skeemi tuleks lugeda kuidagi nii, et kui esialgu need aine ja vorm on kuidagi rohkem koos, siis nad hakkavad järjest rohkem endast eralduma, kuni ühel hetkel toimub, võib juba rääkida sellisest selgest katkestusest nende vahel. Ja see kunst, eks ju, hakkab aina enam liikuma eemale sellest ainelisest poolusest. Ühesõnaga, liigub aina rohkem vormi suunas, kaotab aina enam materiaalsust ja ühel hetkel jõuab selliste nähtusteni, mis on leidobjektid, eks ole, juba see, et sa annad olemasolevale asjale uue mõtte, uue tähenduse või uue koha. Juba see teeb tast kunstiteose või siis kontseptualism, mis ka räägib nagu ideede tasandi toob esile, et mõlemad nähtused on ideaalses kooskõlas selle vana eristusega vormi ja aine vahel. Ja huvitav on siin see, et see uus kunsti mõiste hakkab looma uut käsitöö mõistet. Et ajalooliselt, eks ole, tehnikud nii-öelda, nende jaoks on olnud see aineline ja vormiline pool lahutamatult, võib-olla ka lohutamatult koos, ühtviisi tähtsad, aga nüüd tekkis läbi vastanduse kunstiga mingi uus fiktiivne karikatuur käsitöölisest, kes tegeleb ainult selle ainelise poolega. Nad hakkavad lahku kasvama. Teisisõnu, kogu see asi, mille sellest ainevormist või sellest lahutamatust kooslusest, mis kunstnikele enam meelepärane ei olnud või siis kunstikriitikutele, et see varjukülg või madalam külg, seda hakatakse omistama uuele tegelaskujule käsitöölisest. Selles mõttes oli käsitöö puhul tegemist sellise ülejääkmõistega, nagu see, mida teised ei tahtnud, selle võtab käsitööline endale. Nendest teemadest on muu hulgas põnevalt kirjutanud selline mees nagu Glenn Adamson, kes toob välja terve rea süstemaatilisi vastandusi nende mõistete puhul, mis just mis kujundab seda eristust kunsti ja käsitöölise vahel eri aspektidest. Aga see on üksnes esimene pool sellest loost ja hiljem selles raamatus, mis on seal parempoolne, siis on Adamson juhtinud tähelepanu teisele ja tema sõnutsi tähtsamale poolele sellest loost ja see teine pool taaskord puudutab käsitöö mõistet ja taaskord mängib käsitöö mõiste siin sellist ülejääkmõiste rolli. Aga seekord siis ei kujundanud seda vastandus kunstiga, vaid vastandus ühe teise asjaga, milleks oli tööstus.
Ühesõnaga, masinate tootmise esile kerkimise käigus hakkas ühtlasi välja kujunema tööstuse mõiste ja seda taaskord läbi vastanduse käsitööga umbes nii, nagu on kujutatud selle skeemi siis allpoolses osas. Ning see vastandus siis Adamsoni sõnutsi on veelgi kahtlasem, sest sellel on vägagi tajutavad kolonialistlikud alltoonid. Näiteks see kontekst on umbes see, et India tehnikuid, eks ju, kes seal Indias käsitsi tehes suutsid toota oluliselt kvaliteetsemaid puuviljakangaid kui Inglismaal manufaktuurides, et neid hakati süstemaatiliselt esitlema minevikku kinni jäänutena, raiskavate ja mitte intellektuaalsetena. Ja samuti algas Euroopa kontekstis laimukampaaniad tsunftide ja gildide vastu, mis nad kõik on, traditsionalistlikud pidurid minevikus kinni ja mis kõik veel. Ja alles nüüd järjest ilmub riburada pidi ajalooliste töid, mis näitavad, kui ekslikud need väited kõik on. Ja kui siit nüüd edasi minna, siis veel üks mõisteline kujunemine, mis siin asjasse puutub, oli seotud sellega, et tööstusliku tootmisega said aina tähtsamaks niinimetatud inseneeriaalad. Aga nende tegevusele oma lahtrit õieti ei olnud. Varem kuulusid nad ülejäänud tehnikutega ühte punti, olid osa kunstidest selle sõna siis selles vanas tähenduses tehnikud. Ja see oli ka põhjus, miks nad algul, kui nad omale nimetust otsisid, siis nad flirtisid mehaaniliste kunstide, mechanical arts mõistega. Aga nagu me ka nägime, siis sõna kunst oli nüüd saavutanud või saanud uue tähenduse selles kantilikus mõttes. Kant ei olnud ainuke, kant oli lihtsalt üks näide. Ja see uus tähendus, see geniaalsuse ja mingi sõnul seletamatuse nagu kuidagi rõhutamine, see ei olnud inseneride jaoks eriti sümpaatne ja just see lõpuks viiski siis sõnade tehnoloogia või tehnika väljapakkumiseni nende valdkondade tähistamiseks või millega nad tegelevad. Et varem keegi ei rääkinud eriti tehnika ajaloost, vaid pigem rääkis ikka kunstide arengust ja nüüd hakati rääkima just tehnoloogiast, seda rõhutama hakati ka looma tehnikaülikoole, mis eristusid kunstiakadeemiatest ja mõneti ka vastandusid nendele. Ja see vastandus võiks öelda siiamaani kujundab mõneti arhitektuuri ja ka disaini õpetamist ja see on need kujusid, eks ju, arhitekti kuju, kes nad on. Kui sa oled arhitekt, kelleks sa ennast pead. Nii et nagu me nägime, siis see kunsti ja tehnika vastandus tekkis õieti kaudselt läbi kahe muu eristuse, mille puhul mängis olulist rolli siis käsitöö mõiste. Et kunstile ja tööstusele neil on ühisosa ka ja ühine on see, et mõlemad püüavad kangesti näidata, et nad jätavad kangesti minevikku kogu aeg selja taha, tulenevalt siis sellest, eks ju, progressi usust. Et loomulikult, kui sa usud, et tulevik on aina parem ja kõik uued asjad on aina paremad, siis sa usud, et minevikku tuleks selja taha jätta. Aga kui nüüd proovida seletada, et kuidas nad siis erinevad, siis tundub, et nad mõlemad püüavad anda uut endale sobivat sisu vormi mõistele, et nad kuidagi justkui võitlevad selle nimel, et kumb siis õige vormi on. Sest vorm on ju see, selles tähenduses, et see vastab asja tuumale, eks ju, asja olemusele. Ja insener võib siin püüda argumenteerida, et asja tuumaks on just see struktuur või ülesehitus või konstruktsioon ja ka tema funktsioon. Ehk siis asjad, millega just insener tegeleb. Ja siit ka see modernistlik loosung, mis ütleb, et vorm järgib funktsiooni. Ja kui arhitekt nii ütleb, siis ta asetab ennast üheselt just selle tööstuse poolele, millele siis vastureaktsiooniks võivad teised arhitektid võtta jälle selle kunstniku positsiooni, ehk siis see suur tühjalt lehelt vormiloome, see autonoomne superkangelane ja nii edasi ja nii edasi. Ja nii nad siis vaidlevad. Ja kolmandad arhitektid võivad omakorda siis vastureaktsiooniks öelda, või samastada ennast seal keskel asuva tegelaskujuga ehk siis käsitöölisega. Et need on need kolm positsiooni, mis on mõisteliselt välja kujunenud, mis pakuvad ennast välja niimoodi kasutamiseks ja võib-olla need vajaks praegusel ajal kahtluse alla seadmist.
No vot, ja samuti võiks öelda, et see võitlusvormi hõimamise pärast on ühtlasi viinud aina enam lahku ka pragmaatika ja poeetika. Ehk siis need aspektid, mille abil tehnoloogia ja tööstus proovis vormi hõivata, laias laastus võiks öelda, et nad moodustavadki selle pragmaatika osa. See tegeleb ennekõike nii-öelda probleemide lahendamisega. Lahendame probleeme. Ja need aspektid siis, millega vormi proovis hõivata kunst, oleksid siis poeetika. Et siin tegeldakse ennekõike potentsiaalide võimendamisega, esiletoomisega ja nii edasi. No vot, aga kui me sellest lahku kasvamisest räägime, eks ju, et häda on selles, et see lahku kasvamine ise hakkab moonutama mingis mõttes oluliselt nii pragmaatikat kui ka poeetikat. Ja see ei lase märgata, et on terve rida asju, mis ilmnevad ainult siis, kui pragmaatika ja poeetika on kuidagi lahutamatult koos, toidavad üksteist, ühesõnaga pole veel üksteisest lahknenud. Ja see poeetika ja pragmaatika lahknemislugu on omakorda suguluses siis teooria ja praktika lahkukasvamise looga, millel ma väga pikalt ei jõua peatuda. Aga juba, ma ei tea, disaini ja arhitektuuri mõistetes on ju ka sees see tööjaotus, et nemad ühed justkui mõtlevad välja, eks ju, keegi teine teostab. Ühed on selles mõttes nagu mõttetöölised ja teised on käsitöölised. Ja jällegi tegelikult võib ju öelda, et seda käsitööd on nende töös ka päris palju ja jälle võib küsida, et kas see on ikkagi hea jaotus. Oma doktoritöös ma siis küsingi, et kuidas neid eristusi ikkagi nüüd ümber kujundada, et kui me tahame, sest mulle näib, et võiks tahta või isegi mulle näib, et oleks hädasti vaja. Et vanad eristused lõpuni enam väga hästi ei tööta, need sobivad väga hästi, ma ei tea, selleks, et kliimat hästi edukalt kuumaks teha, aga jahutamiseks võib-olla oleks vaja mingeid teisi mõisteid ja teisi eristusi. Ja ka võib-olla erialadest, nii-öelda eraldiseisvatest toimetamisaladest ja oskusaladest. Ka üksi võib-olla ei piisa, et oleks vaja ka nii-öelda neid ühisalasid või silla ehitajaid ja uusi eristusi ka, mis kujundaksid olusid kuidagi, ütleme siis kestlikumalt või kuidas iganes me tahame seda nimetada. Et siin võib-olla on hea koht, et teha korraks katkestus, tuua teine vahepala. Nimelt 2 näidet veel projektidest. Paralleelselt kuuarhitektidega tegin ma algul koos ühe võistlusega kavaga. Me tegime ühte kirikut Mustamäele. Sääse asumisse, mis on siin teil näha. See on siis Mustamäe. Ühesõnaga vaba planeering ja paneelelamud pärit siis sellest ajastust, kui üritati jõuliselt minevikku selja taha jätta ja jõuliselt olevikku ümber kujundada. Ja sinna siis soovis Mustamäe Luteri kogudus endale püha koda. Vaba planeeringu alade häda on enamasti see, et hästi järsk eristus on hästi järsk üleminek privaatsest ruumist avalikku ruumi. Puuduvad sellised poolprivaatsed ja poolavalikud ruumid, kus oleks õues hea olla. Koos olla, üksi olla, igatipidi on seal halb olla. Aga kui Siiri ja Indrek siis vaatasid tollal neid Sääse asumi aerofotosid, tollal see oli teistmoodi ilmselt, nagu te teate, siin osad teavad, osad siin ees oli garaažid on ju. Ja natuke oli ja kogu seda lugu vist seal ka ei olnud veel, aga enam-vähem ikkagi sama struktuur. Et nemad vaatasid seda aerofotosid seal ja siis nad avastasid oma üllatuseks, et ühes kohas siiski seal inimesed päriselt päevitasid. Et Google'i satelliidilt oli näha päevitavad inimesed ja üllatus, see koht oli täpselt see, kuhu siis taheti uut kirikut. Ja sellest lähtuvalt hakkas kujunema üks osa siis probleemi püstitusest, mis oligi see, et kuidas seda uut püha koda luua nii, et seda ainust head kohta siis kohalikult päriselt ära ei võetaks. Ja siit siis mõte, et äkki lubaks inimesed katusele. Äkki teeks muru katuse näiteks, nagu mõnedel Islandi kirikutel on.
ja leidsime ühe näite Norrast ka, mis tõesti oli käidav, aga see töö vist võitis, aga seda ei ehitatud välja. Ja nüüd teine oluline kujundav piirang oli siin kõrguspiirang. 11 meetrit, mis tähendas, et see tavaline kiriku tegemise võte, et ehitame lihtsalt kiriku ülejäänud ümbrusest kõrgemaks, et ta välja paistaks, et see siin ei tööta, et paneelelamud oleksid nii või naa olnud kõrgemad. Ja see hakkas siis seda potentsiaalipüstitust suunama vastupidises suunas, sellise õhkkonna suunas, mis rõhutab just sellist introvertset, intiimset ja tagasihoidlikku pühalikkust. Ehk siis kirka valguse asemel võib-olla on sellised varjulisemad olud, üldse argise ja pühaliku sellised vaheolud, kus palve on niisugune tavaline osa argipäevast. Eks seda meeleolu annab edasi muuhulgas näiteks Suttlepa kabel Vabaõhumuuseumis ja võib-olla äkki ka Seto Tsässonod, kuigi need otseselt ei ole Luteri puhul asjakohased, aga see meeleolu mulle tundub on siin täpne. Ja ettepanek, kuhu jõudsime, oli siis murukatusega kirik. Päris poeetiline renderdus aastast siis, mis see oli siis? Ma ei oskagi öelda. 2013 äkki või? Ja tagantjärele on hästi lihtne öelda, et see läks liiga kaugele, me ei saanud isegi ära mainimist seal ja seda ei saanudki meie kirikulised aktsepteerida. Aga mind on taolised kogemused pannud aina rohkem mõtlema, et äkki tuleks oluliselt rohkem teha just seda paberarhitektuuri meelega teha seda, sest selle raames saab mingeid mõtteid hoopis julgemalt läbi mängida, muuhulgas näiteks leiutada uut pühakoja tüpoloogiat ja äkki üldse uut suhet rituaalsusse, mis ei oleks argisuses sedavõrd eemal, mis tundub on eestlastele päris kohane, vähemalt mingil osale meist, et see ja ka venelastele, niivõrd kui õigeusus on seesama asi ka tähtis. Ühesõnaga, ja võib-olla seal on esil mingi tinglikkus, mida ei saa muidu võistlustöös endale lubada. Ja poeetilisus. No vot, siis need samad mõtted veidi teisel moel olid kuidagi seostuvad mulle ka ühe hilisema projektiga, mille ma tegin koos Kadarik Tüür-arhitektidega. See oli nimelt Vanasadama silla võistlus. No vot, Mihklil ja Otil, neil oli juba idee enam-vähem olemas, kui nad mulle helistasid. Ja neil oli karanud pähe mõte, et mis oleks, kui teeks niisuguse vana eestlasliku silla. Niisuguse puidust kobaka hööveldamata laudisest. Muide hööveldamata laudise panid, ka see Mustamäe kirik pidi olema hööveldamata laudisest. Aga hööveldamata laudisest siis antud juhul sild, mis lõhnab tõrva järele, must ja tume. Ja silla konstruktsiooniline idee oli siis selles, et selle kobaka haarad on eri pikkusega, nii et on tasakaalust väljas, tahab ise oma raskusega alla vajuda. Nii et kui purjekad tahavad läbi sõita, siis tõmbab kraanavints selle üles ja alla laskmiseks tuleb trossi lihtsalt järgi anda. No minu jaoks see projekt võbeles seal tõsise ja naljaka vahepeal, aga mulle tundub, et päris paljusid projekte, muuhulgas ka seda Mulumbaga tehtud asja seal üleval, mida on näha, et see on tõsine ja lõbus ühe korraga, niisugune Tšehhovlik või Gogollik meeleolu. Minu meelest tihti naer läbi pisarate ja pisarad läbi naeru ja mingi lõbusus igatahes valmid. Võib-olla muidu ei saaks üldse midagi valmis, kui lõbus ei oleks. Igal juhul ühe poolt see nii, aga teise poolt ma ikkagi tahaks, et see oleks olemas. Päris kindlasti ta jääks, kui sa käid seal silla peal, siis see vähemalt jääb meelde, mida kahjuks ei saa öelda võidutöö kohta. Ja seletuskirjas ma siis ka keel põses tõin kontrasti praegu valitseva sildade esteetikaga, siuke helge ja sale, aga igav. Samas kui meie ettepanek võtab šnitti taluarhitektuurist ja seda iseloomustab karune kohmakus ja tahumatus ja oli ka selline väljend nagu pragmaatilis eksistentsiaalne tumedus ja suletus. See oli siis vahepala. Ja nüüd
võiks tagasi tulla küsimuse juurde, et kuidas siis ikkagi teooriat ja praktikat, poeetikat ja pragmaatikat ja kõike seda mõistevara hakata ümber kujundama. No, mina saan rääkida ainult mingitest otsingutest ja proovidest, arglikest, et igal juhul nende otsingute viimase aja üheks oluliseks märksõnaks näib olevat tagasisulatamine. Ehk siis erinevate eristuste tagasiviimine sellesse faasi, mis vahetult eelnes nende lahku kasvamisele. Ma kujutan kõiki eristusi, millele ma otsa vaatan, ma kujutan ette, et nad kunagi olid koos ja eristamatud, nii et ei saagi öelda, mis oli üks, mis oli teine. Näiteks kui tulla siis pragmaatika ja poeetika eristuse juurde, siis ma siis küsin, et mis õieti siis iseloomustab just seda lahknemiseelset seisu, ehk siis seda olekut, kus nad on teineteisest lahutamatud, nii et ei saagi justkui kahest eraldi asjast rääkida. Ja ma olen seda viimasel ajal nimetanud pragmapoeetikaks, mis pole päris minu enda mõiste, ma võtsin selle Aarne Merilailt. Aga temal tähendab see hoopis midagi muud. Põhimõtteliselt võib öelda ikkagi, et ma varastasin selle ja hõivasin selle hoopis teise kasutusse, sest minu jaoks on see just see lahutamatu olek, nagu see oli näiteks kreekalikus tehnesega, see üldse peaks olema päris paljudele arhitektidele sihuke tuttav olek, see otseühendus või lausa lühiühendus vormi ja sisu vahel. Kuidas vorm läheb otse sisuks ja sisu vormiks ja nii edasi. Et mulle meeldib kuidagi veel laiemalt sellest mõeldes kujutleda või mõtelda Leonardo da Vinci peale, kelle jaoks vähemalt nii nagu mina teda ette kujutan, matemaatika oli vahetult muusika, joonistamine oli vahetult struktuur ja nii edasi ja nii edasi. Sest niipea kui erinevate oskusväljade ja laiemalt ka teooria ja praktika vahele tekivad sellised jäigemad tarad, nagu see on selle joonise nagu sealpool paremas pooles, siis kohe hakkab kaduma võimalus nende erinevate tegevus- ja oskusväljade vahelisteks lühiühendusteks, aga just sellistes lühiühendustes, mis on siin vasakul pool, tekivad sageli uued ideed, nii ma seda väidan. Aga ega sellest tagasisulatumisest üksi muidugi ei aita, et lisaks on vaja kujundada ka uusi eristusi, sest muidu on lihtsalt segapudi, kõik on üks suur hall mass. Ja oma doktoritöös ma proovin siis läbi sellist mõtet, et äkki oleks pragmapoeetilise teooria praktika väljakujundamisel abi muuhulgas eristusest otsese ja ümbruskondliku toimimise vahel. Mis need mõisted siis tähendavad? Otsene toimimine on see, niisugune algskeem. Seda võiks nimetada ka asja keskseks toimimiseks. Sul on asi otse peo peal, millega sa siis toimetad. Ja ma olen seda vahel nimetanud ka peopealseks meelestuseks, et sul on mingi objekt, mis on juba ise oma loomulikus olekus niimoodi hõlmatav, niimoodi peo peale toodav ja igalt poolt vaadeldav ja teisendatav, või sa oled selle mingite vahenditega, ma ei tea, teed kaarte või midagi, makette, oled selle kuidagi peopealseks teinud. Siin on terve peopealsuse näidete muuseum, muud see kõrvalt võtta on ju. Et ühesõnaga, ja kui see on sellisel kujul, siis sa valitsed seda erinevate tööriistade, kujutlustööriistade, füüsiliste tööriistade abil. See on selline, võiks öelda, euroopaliku kujutluse baasskeem. Ja seda on hästi analüüsinud selline mõtleja nagu François Julian, et temal on selline elukestev projekt, mis kõrvutab just seda euroopalikku mõtlemist süsteemselt ja järjekindlalt vanahiinaliku, või iga uus raamat jälle võtab sealt mingi uue aspekti ja tegeleb sellega. Ja mitte nüüd selleks, et ühte helistada teisele, öelda, et oi, kui palju parem on Hiina, vaid lihtsalt selleks, et selle kõrvutuse kaudu hakata märkama neid süstemaatilisi valikuid Euroopa mõtte sees, mida keegi just ei olegi kujundanud, vaid mis on ise välja kujunenud, aga mis ometi väga kõvasti meid mõjutavad. Ja Julian siis toob siia otsese toimimise skeemile veel igasugu elementi juurde, näiteks ideaal ja eesmärk ja tahe. Mõte kuidagi selline, et sa justkui arvutad välja
mingi ideaali või kuidagi, mis peaks olema, eks ju, leiab neid mustreid, baasmustreid ja sealt ideaalist tulenevad mingid eesmärgid ja siis nende eesmärkide saavutamiseks mõtled välja plaani ja siis tahtejõul surud selle mingile materjalile peale. Ja seda toimimisviisi siis iseloomustab see, et see tegu kuidagi torkab siin silma, et ta on kogu ümbruse koest väga selgelt eristub, seda on näha, seal on võimalik see tehe, et sa sellest oma uuritavast objektist lõikad ennast välja. Ja samuti on siin selgelt eristatavad ka siis väljamõtlemise ja elluviimise faasid, mõtlemine, elluviimine. Ja väljamõtlemine, eks ole, omakorda toimub selle ettekujutuse kohaselt kuskil kujutlusvõimes, mida kujutletakse asuvat kuskile meie sisse, see on meie sisemine võime. Nüüd, nagu Julian näitab, siis selle kõrval on ka teistsugust toimimist olemas, sest vahel avaldab toimet hoopis ümbruskond ise. Et ruumi puhul, mida võib, see on hea näide, eks ju, ruumi puhul on see selgelt tajutav, et heas ruumis ei mõju meile ainult mingid objektid eraldi, vaid just ümbrus kuidagi tervikuna saavutab mingi koostoime, mis ületab neid objektide summat, et ta on ja kuidagi hõlmab meis endasse, et midagi teistsugust toimub siin. Et ühelt poolt, ühesõnaga, see ümbruskondlik toimimine, see tähendabki seda, et ühelt poolt ruum ise avaldab meile tihtipeale toimet ja teiseks me saame ise ka siis hakata mõju avaldama ruumi muutmise kaudu. Näiteks Keller Easterling toob siin siis näite lapsevanema toimimisest, kuidas lapsed parajasti kraaklevad, et ei ole alati kõige targem anda mingeid selgeid sõnumeid. Vahel aitab see ka, aga tihtipeale selle asemel on nutikam muuta, ta ütleb, ruumi sättumust. Ja siis vanem, mis ta teeb, alandab toa temperatuuri, liigutab tooli valguse kätte, suurendab ühe lapse veresuhkru kogust või toimetab teise sülle lemmiklooma, et ruumi keemia ei toetaks enam vägivalla puhkemist. Ja need samad mõtted, mis kehtivad füüsilise ruumi puhul, kehtivad, võiks öelda ka laiemalt, et igasuguste ümbruste puhul. Ja neist ümbrustest ja sündmuste kujundamisest ümbruste muutmise kaudu, et mingid väga ühtset selget nagu kontseptsiooni ei ole, enamasti räägitakse neist päris paljude erinevate sõnade ja sõnavarade abil, mis ei kipu eriti kokku saama. Näiteks seal kuskil keegi räägib mingist ettevõtja sõbralikust ärikliimast, mida saab, ma ei tea, kujundada regulatsioonide, finantstööriistade ja muude selliste ühiskondlike harjumuste abil. Või saab rääkida ka, ma ei tea, autosõbralikust keskkonnast, nagu seda on kujundatud üldse Eestis, eriti meie tulevases rohepealinnas. Ja võib-olla üks mu üritusi ongi, et proovida nendest ümbrustest kõnelemist kuidagi paremini kokku tuua ja pakun välja, et kõikide nende erinevate ümbruse kihtide läbi põimunud kogumit võikski nimetada ümbruskonnaks. Ma veel üleeile nimetasin seda kogumit keskkonnaks ja sellest ka mu esialgne ettekande pealkiri. Aga eile ma hakkasin mõtlema, et äkki just tuleks teha eristus keskkondade ja ümbruskondade vahel. Kuidagi seda eesti keele loogikat kuidagi tõsiselt võttes korraks siukses poeetilises võtmes. Kuulame eesti keelt, siis võib ju mõelda, et see keskkond, see on ju trobikond keskmeid. Trobikond sõlmpunkte. Ja just keskmete kaudu võiks öelda, kujutabki toimimist see euroopalik algstseen ja selle kõrval võiks siis rääkida ümbruskonnast. Ehk siis siin on trobikondi ümbruseid, mina ei leidnud paremat pilti sellele lihtsalt, aga lihtsalt kuidagi just see hõlmamine on siin tähtis ja üks asi teise sees või see, ikkagi see sama ruumiline mõjumudel, mida ma kuidagi erinevatel viisidel kuidagi üritan sõnastada ja kinni püüda. Igal juhul näiteks Julian oma teostes üritabki näidata,
vana Hiina mõtlemine süstemaatiliselt keskendus just sellele ümbruskondlikule toimimisele ja selle toimeloogikale ja suutis sellest ka teoritiseerida viisil, mis oli vahetult tegudesse pandav, et seal seda teooria ja praktika eristust tänu sellele ei tekkinud. Ja see on võib-olla ka loogiline, sest ruumi mõju puhul sul on raske sealt ennast välja kirjutada ja seda toimimist ja tajumist ja kõiki neid protsesse kuidagi üksteisest lahku kiskuda. Ühesõnaga, mõte on siis kuidagi see, et sa uurid siis neid kujundamisprotsesse ja lased ennast endal nendest kanda. Kuidagi toimimine toimimata, eks ju, me kuuleme seda kogu aeg. Võib-olla see tähendabki ennekõike toimimist ümbruskondlikult. Ehk siis nii, et toime kasvaks välja ümbruskonna või taustsüsteemi enda kujunemisprotsessidest ja see ei torkaks silma. Ja vahel siis õigel momendil sa võid ka siis neid protsesse endale soodsas suunas nihutada ja selles seisnebki kujundamine. See kujundamine ei paista silma, see toimub kuskil nii-öelda. Julian kasutab selle kohta mõistet ülesvoolu, niimoodi, et on kuskil juba seal ammu tehtud nihestus, mis ühel hetkel jõuab kätte. Ja see on kujundamine. Et isegi kui siin on oma meisterlikkus, siis siin on väga selgelt olemas ka see ümbruskondade väe aktsepteerimine ja ka teatav hapruse tunne, eks ju, kui mõelda kas või selle surfari peale, et siis haprustunne ei ole sealt kunagi liiga kaugel, see ülbuse vältimine. Ja võiks öelda, et kui siin hädadest rääkida, siis võiks öelda, et äkki võib seda niimoodi sõnastada, et see Euroopas välja kujunenud ja praegu maailmas valitsev mõistevara ei toeta meid eriti sellise ümbruskondliku kujunemise märkamisel, et meil on küll erinevad mõistevarad mingite ümbrusaspektide või mingite selle kihtide tähele panemiseks, aga see kõik on väga killustunud ja vastandatud üksteisele, et kes seal räägib keskkonnast, kes räägib meediumist, kes õhkkonnast või atmosfäärist, keegi räägib kliimast, keegi räägib olukorrast ja keegi 8 räägib taustsüsteemist. Ja mõne jaoks on kõige tähtsam füüsiline keskkond, mõne jaoks jälle sotsiaalne või kultuuriline ja mõne jaoks hoopis esteetiline. Aga neid kõiki kokku ühele pildile tuua, kas see siis ei taheta või ei osata. Ja see on kuidagi omakorda kujunenud või kujundatud teatavatest hierarhiatest. Ümbruskond ei saagi olla meie jaoks põhiline, kuni me mõistame seda kuidagi taustana või tagaplaanina ja esiplaanil ehk keskmes on endiselt keegi tegija, keegi kangelane, autonoomne kunstnik või insener, kes teeb igasugu vägitegusid. Ja ümbruskond, kui tal üldse mingi funktsioon on siis see, et selle eitamise või ületamise kaudu me kuidagi moodustame ennast nii-öelda iseseisvate isiksustena või isenditena, nagu ise olevate, omaette olevate indiviididena. Ja ühesõnaga minu meelest on mitu head põhjust, miks võiks sellest keskmete kaudu ehk siis keskkondlikust mõtlemisest edasi liikuda rohkem ümbruskondliku mõtlemise suunas ja kujutlemise suunas. Et see ei ole ainult moraali küsimus, kuigi võib-olla on see moraaline küsimus ka, aga ennekõike on see potentsiaali raisku laskmine, ma ütleks, et sest kui me aktsepteerime seda mõtet, et ümbruskondadel on oma mingi toime, siis see tähendab, et igasse ümbrusse on ka kätketud terve posu või terve varalaegas mingid ideid. Et iga ümbruse kiht, olgu selleks kliima või kultuuriline kontekst, sisaldab mingit ideede varasalve. Teisisõnu, mingi latentsel kujul on ümbrustel ka oma kujutlusvõime ja meie asi on sellega ühele lainele saada, selles suhtes kuidagi tundlikuks muutuda. Et me ei pea seda tegema, aga mulle tundub, et me võiks. Ja võib-olla see ongi päris hea koht, kus nüüd oma jutt katki jätta, sest ma ei tea, mu doktoritöö on ka totaalselt pooleli ja ma ausalt öeldes ei tea veel, kuhu ma välja jõuan, seda veel uuritakse. Ja unistus, mis mind
kirjutamisel kannab, ongi mõte, et kui nüüd keskenduda ikkagi igasuguse ümbruskondliku kujundamise, ümbruskondliku teooria praktika ühisosadele, siis äkki õnnestub sealt välja meelitada üks teine teadmise mudel, milles pragmaatika ja poeetika, teooria ja praktika, ühiskond ja loodus on kuidagi rohkem koos ja toidavad üksteist. Et vähemalt osaliselt on see mõte arhitektide jaoks ilmselt midagi väga loomulikku. Ja ilmselt ma ilma arhitektideta ei oleks kunagi ka selleni jõudnud. Nii et ma ei tea, mulle endale tundub, ma eile mõtlesin naljakal kombel, et esialgu võib-olla mõni lootis, et mina tooks arhitektuuri rohkem filosoofiat juurde, siis mulle endale tundub, et tegelikult on läinud vastupidi. Ja ma olen hoopis asunud viima filosoofia sisse rohkem, ma ei tea, arhitektuursust. Kuidagi nii mulle tundub. Aga see oligi kõik, mis mul öelda oli. Aitäh! Aitäh sulle nende tarkade mõtete eest ja ma just mõtlesin või küsida alustuseks ikkagi seda koostööd, et filosoof, mõtleja, arhitektide tiimis, kes väga harva lasevad enda hulka kedagi peale oma tõu. Et kuidas see töö tegelikult, ma saan aru, et need aastad tagasi, kui sa esimest korda Kuu arhitektidega alustasid koostööd, siis sa nagu ainult vaatasid ja imestasid mõnes mõttes või mitte just imestasid, aga see oli sulle uus, aga nüüd sa oled ikkagi juba varsti pea 10 aastat äkki praktiseerinud sellist tegevust nagu mõtlejana arhitekti projektimeeskonna tiimis, et kui sa kuidagi oskaks seda kirjeldada või rääkida sellest, mis see sinu roll täpselt on, et sa selliseid miniloenguid neil ilmselt ei pea? Tead, ma ei saagi aru eriti. Et tegelikult oli nii, et kui ma tegin esimese võistluse, siis ma olin vähemalt 5 aastat tudengid juhendanud. Ja siis enne ma pikka aega lihtsalt ei öelnudki mitte midagi, vaid hästi kaua lihtsalt imesin sisse seda teist suhtumist, teist sõnavara ja nii edasi. Ja kuidagi neid teisi tööriistu ja võib-olla see, et ma nagu päris erinevat tõugu enam selleks ajaks ei olnud, kui ma hakkasin tegema tööd, nende võistlusi koos. Ja ega ma ei tajugi, et võib-olla EKA maja puhul on kõige selgemalt mingi teoreetiline ja mingi eeltöö, aga üldiselt Kuu arhitektiga näiteks oli nii, et ega me algusest peale rääkisime lihtsalt sama keelt ja ei olnud nagu mingit tööjaotust, et üks on arhitekt ja teine on filosoof lihtsalt selle vahega, et ega mina nagu ei saanud mudelit teha ja neid plaane teha, vaid siis ma pidin lõpuks kirjutama või hea meelega kirjutasin seletuskirja. Aga tahtsingi küsida, et ega sa ometi ainult seletuskirja kirjutaja? Ei, aga alguses nagu ei olnud nagu mingid selged ülesanded, vaid lihtsalt kõik, tollal oli 4 põrgatasime mõtteid nagu ikka põrgatatakse mõtteid, et ma nagu ei tundnud, et ma oleks kuidagi mingis erilises funktsioonis või et mul on mingi üks kindel asi, mida minult oodatakse. Ja see ongi, ma alustasin seda juttu tänast nagu kimbatusest ja ma ei saa sulle kuidagi täpsemalt vastata. Sodida ma ikka oskan paberi peale, ja nii-öelda niimoodi, ja see põrgatamine või kuidagi miski pärast nagu osade tiimidega lihtsalt nagu satud samale lainele ja teistega ei satu, aga see on samamoodi ka ju siis, kui arhitektid omavahel nagu teevad nagu mingeid ajutusi kooslusi, et nad ka alati samas koosluses ei tee neid asju. No üldiselt ikka tehakse, aga jah, on erisusi, aga üldiselt ollakse suhteliselt lojaalsed oma tiimidele või meeskondadele. Jah. Jah, see on nii ja naa. Aga ma ei oska rohkem seda kommenteerida, mis ma teen. Mõtlen kaasa, et võib-olla mul on lihtsalt pakkuda just seda mingit teist, seda nii-öelda mõistete kujunemise ja seda, et ma nagu näen läbi mingeid nagu mõisteid ja küsin, nagu sean kahtluse alla mingeid jaotusi, eks ju, ma siin
loengus ei jõudnud täpsemalt rääkida kas või sellest, et kui sa tood avaliku ja privaatse vahele nagu poolavaliku ja poolprivaatse, siis see tegelikult nagu muudab mängu välja natukene näiteks. Või siis et neid siukseid nihestusi ja neid nii-öelda stampskeemide äratundmisi saab mujal ka teha, aga ma ei tea, ma ei ole nagu ise ennast tähele panus neid tegemust. Võib-olla see on nagu mitteteadlik panus. Teine perspektiiv on lihtsalt nagu asjadele. Sa rääkisid loengus nendest eristuste tegemisest või väljakujunenud eristustest, mis meie maailma mõnes mõttes saadavad ja seesama poeetika ja pragmaatika, et kas nende aastate jooksul oled sa lähemale jõudnud, et kes see arhitekt, sa küsisid ka täna, et kes see arhitekt siis on, et oled sa nagu lähemale jõudnud, kes ta siis tegelikult on, et tegelikult see avalikus ka sellises diskussioonis on ka selline sügav segadus, et kas ta siis on see teenusepakkuja või on ta siis kunstnik või kes see arhitekt on? Ma kuidagi üritangi nagu mõelda seda mõtet, et ta on pragmapoeetik. Ehk siis erisuste eelne sulam sellest, mida ei saa lahutada kaheks. Sest see ei ole eristatav või et minu meelest see on halb tee rääkida, et üks asi on mingi ilus asi ja teine on kasulik asi, aga tegelikult on olemas mingi kasulikkuse ilu ja ilususe kasulikkus ja kõik need asjad, et see ei ole, need suured lahtrid minu meelest ei tee meile head. Aga kas iga arhitekt on pragmapoetik? Ei, aga ta võib olla jah, või et see, mulle tundub lihtsalt, et see traagika ongi see, et see on tegelikult mingi ala, mis vajab mõlemaid poolusi ja mida on nagu kunstlikult proovitud nagu lahku kiskuda. Ja siis mõned usuvad seda ka, või nagu on lasknud ennast ära veenda, et nii ongi. Aga et see ei peaks äkki olema nii. Sa oled ka kirjutanud ja siin ka täna sa jõudsid tõdemuseni, et sind huvitab võib-olla selline filosoofia tegemine kui mõnes mõttes see käsitöö või need kontseptid või mille ümber seda filosoofilist konstruktsiooni ehitada, et need on nagu mateeria, millel on oma selline aktiivsus või agentsus, aine, millel on oma agentsus. Et kas see on kuidagi sinu jaoks ka nagu ruum või on see nagu samastatav sellise arhitektuurse konstruktsiooniga? Tead, ma ei oska öelda, kus see on nagu selles mõttes füüsiline ruum, aga ma kindlasti tajun seda teatavat sorti ruumina, mida annab kuidagi meisterdada. Ja seda tunnet ma lihtsalt, kui ma sellest olen rääkinud, siis ma lihtsalt kuidagi kommenteerin tagantjärele seda tunnet, mis ma ise tajun. Ma ei tunne, et ma teeksin midagi, vaid ma lasen või et ma ühel hetkel hakkan tundma, et mõte hakkab sundima ennast mingis suunas ja ma lihtsalt järgin seda. Ja mind ausalt öeldes, kui ma loen ka mingid tekste, siis mind ikkagi inspireerivad rohkem siuksed tekstid, millel ei ole nii-öelda ühte selget pointi või punkti, vaid mis on pigem nagu see, et sa astud mingisse kujutlusruumi. Kas päris ruumiga on sama, et kui sa lähed, on sul mingit sellist ruumikogemust elus olnud, et sa lähed sinna ruumi ja see ruum ise laseb sind juhtida, et tal ei ole mingit kindlat hierarhiat või ette määratud lugu, kuidas sa pead teda kasutama? No palju tead ruumid, ma ei oska tegelikult, ma ei oska niimoodi võib-olla sulle ühte näidet tuua, aga ma arvan jah, et nii on ikka jälle juhtunud, et heas ruumis see toimub. Sa tegid koos Mihkel Tüüriga mõned aastad tagasi näituse Null energia. Ligi null. Ligi null, ei olnud null energia, ligi null. Et miks ja kuidas see teema sinu jaoks oli oluline või see oli lihtsalt sinu jaoks järjekordne selline praktiline katsetus koostöös siis näituse formaadis, arhitektuurinäituse formaadis või on need teemad, mis tegelikult ka sind kui kodaniku panevad südant valutama ja mis arhitektuuris on olulised? Mulle tundub, et alguses ma ikkagi, see oli üks järjekordne ja siis hiljem selgus, et see ei olegi üks järjekordne. Et ta nagu tegemise käigus, see tuli otseselt ikkagi Mihkli tõttu, Mihkel seda pakkus ja siis mina kirjutasin üsna ruttu ka kontseptsiooni, sest me olime varem sellest rääkinud ja siis selgus, et tuleb näitust tegema hakata. Sest me võitsime selle kuraatori konkurssi ja siis selle käigus mingi plõks kuskil toimus või kuidagi ühel hetkel nagu esialgu ta oli ikkagi pool humoorikas
võtmes välja paigutatud, meil olid seal igasugused siuksed metafoorid nagu puust ja punaseks ruum kuskil seal keskel, kus on suur kell, mille külge saab igast asju riputada. Aga lõpuks ühel hetkel nagu näod läksid hoopis mornimaks, kui sai selgeks nagu süvened sellesse tegelikkusse ja siis selgub, et Houston, meil on probleem. Ja siis kuidagi, see kuidagi tõmbas ennast täiesti enda sisse kogu see teemade ring ja siis sealt kuidagi, ma ütleksin, et pärast nagu ta ei ole ikkagi lõpuni endast välja lasknud. See on, sellel vist jätku niipea ei tule või põhimõtteliselt on see teema, mis sind kuidagi endiselt köidab, et sa oled ka ju ehituskunstis teinud kliimanumbri ja selliseid samu teemasid ka käsitlenud. No ja tegelikult kuidagi varjus kogu ikkagi on mingid jätkud ka. Ja kutsutakse osalema ja ja võib-olla saab sellest ikkagi ka mingi me niimoodi pool naljaga, pool tõsiselt pakkusime välja kompetentsikeskuse, aga me ikkagi ajame seda mõtet edasi. Et ikkagi midagi veel, mingit asutust sellest tekiks ja nüüd juba tõsiselt. Siis ühesõnaga sellise energiatõhususe ja energia ja kliima teemalise arhitektuuri keskkonna kompetentsikeskus. Nojah, laias mõttes, nii nagu me ütlesime, et see ei ole ainult energiatõhusus, vaid see on ikkagi jalajälg ja mitte ainult jalajälg, vaid ka igasugused muud liigirikkuse ja kõik siuksed teemad. Aga ennekõike see, et kui me hoonete tasandil enam-vähem juba teame neid tõhustamise viise, siis ma ei tea, linnaruumi naabruskondade ja siukeste asjade planeerimise puhul, see on kõik üks suur müstika veel ja praegu see on hästi õhus ja seda uuritakse, aga mõeldakse, pakutakse igast asju välja, aga Eesti linnade pildis seda ju kuskil eriti ei paista. Et Tartu on teinud mõned algatused, aga üldiselt nagu ei ole ka vilja kandnud veel. Äkki kannavad. Kui teadlik ruumitarbija sa ise oled või linnaruumis käia või liikuda nii-öelda kodanikuna või filosoofina, sina kui filosoof ringides, et milliseid ruumimustreid või milliseid neid samasid ainelisi struktuure sa nende fassaadide ja tänavaseinte taga näed? Või on see üldse sinu jaoks jalutuskäikude mõttehetke teema? Ma ei tea, natuke ikka on. Meil on mingid omad mingid mõttepusad, mis kuidagi toituvad mingitest tähelepanekutest, aga võib-olla ikkagi kõige otsesemalt ma tajun nende asjade puhul, mille tegemisel on ise nagu osaletud või ma ise ju ka nii-öelda tarbin seda kunstiakadeemia ruumi, et saab ise süüdistada ennast igasugustes asjades, mis seal halvasti on ja kuidagi panna tähele, et mis töötab ja mis ei tööta. Et selles mõttes see on nagu siukene, ma ütleksin, nagu ikkagi vedanud, et sa saad elada siukses... Kasutada nii-öelda oma kaasloodud ruumi. Ja siis saad aru, mida oleks pidanud teistmoodi tegema või mis läks õigesti või. Ja sealt kaudu nagu on kuidagi parem aru saada, et mis töötab ja mis ei tööta ja. Aga ka linnaruumis käies, et Artur kipub selline distsipliin olema, mis ta ikkagi suhteliselt hermeetiline, ta nõuab nagu seletamist ja sa oled juba aastaid nii-öelda arhitektiga ühte leiba söönud, et ilmselt selline teadmiste pagas ja informeeritus on nagu palju parem võrreldes võib-olla tavakodanikuga, et kas see linnas käies on sul nagu teistsugused prillid ees? Ma ei tea, seda võiks mu mitteteadvuse käest küsida võib-olla. Aga eks ma panen tähele. Aga siin on muidugi see aspekt ka, et kindlasti mingi tundlikkus on tekkinud, aga selle häda on see, et kui sa Tallinnas käid siin, et siis tihtipeale see tundlikkus avaldub või jõuab lõpuks välja mingi kurvastuseni. Mingist kasutamata potentsiaalist või halvast mingist ruumist. Häid näiteid on ka, eks ju, aga halvast enne kõike ja siis jälle on tahtmine jälle natukene vähem tundlikuks ennast teha nendest asjades, et see saaks paremini elada äkki. Mida rohkem sa tead, seda dramaatilisemalt mingid asjad tunduvad. Ja. Et kuidagi kohati tekivad need mõtted ka. Siis saab seda muidugi välja elada igasuguste näituse eksponaatide tegemisel näiteks. Näiteks nagu Superrahel
näiteks. Kas, kui veel korra rääkida, väga suured teemad, arhitektuur ja filosoofiat, me teame 90ndatel aastatel, kui tuli uus selline arhitektuuriparadigma paljus just Deleuze'i ja Guattari filosoofia põhjal. Ja, aga kuidas nagu tänapäevaga on või kas seesama selline, paljus on see nagu parameetrilise ja digitaalajastu loodud arhitektuuri üks nagu teoreetilisi põhjendusi. Ma olen ise mõelnud, et kas, kuna see tuli suhteliselt ühel ajal ju selle arvutitehnoloogia arenguga, et kas see tuli nüüd selle filosoofia pärast või oleks see nagu nii tulnud? Selline teistsugune uudsust kilbile tõstev vormikultuur ja just selline vormikesklus, et igasugune semiootika ja postmodernism jäeti selja taha ja et nüüd on meil selline uus julge vorm, mis kehtestab nagu ainult iseennast. Et kas sa oled ka, eks ole, Deleuze'i uurinud ja kirjutanud temast ja üks küsimus oli see, et kas see oli see ajahetk, et see filosoofia ja mingisugune vajadus said kokku? Jah, pigem see. Ma arvan, et pigem see, sellepärast, et nüüd on, võiks öelda, mina olen vähemalt täheldanud arhitektuuris uut Deleuze'i retseptsiooni lainet, mis on hästi kriitiline selle esimese suhtes, mis justkui kiskus ühe hästi pisikese aspekti Deleuze'i loomingust välja ja totaalselt eiras seda nende sotsiaalkriitilist ja kuidagi sotsiaalset mõõdet ja nüüd nagu see teine tulemine, ma vähemalt ise tajun seda, on pigem just selle sotsiaalkriitilise mõõtme vaimus kuidagi, mis minu meelest on oluliselt huvitavam. Aga et mulle tundub, et sealt on veel nagu hästi palju ammutada, et see teine laine on oluliselt huvitavam ja esimene on veel kõige ebahuvitavam. Kuidagi nii ma tunnen. Kas meil on publiku hulgas ka mõni küsimus või kommentaar või kõrglik sõnavõtt, käsi tagareast? Kas meil mikrofoni ka on või? Mul on siia mikrofon, see peaks hästi palju teemast oleks, mille osas tahaks küsida ja diskuteerida, aga võib-olla ühe asja tahaks küsida seda, et mis ma oma töös alatihti olen tundnud ja ma ei ole siiamaani leppinud sellega, et ühesõnaga ruumiprotsessidest või arhitektuurist on kohati väga raske rääkida. Mõelda võib-olla natukene lihtsam, aga et ühesõnaga, kuidas ületada ruumiga keele või keelepõhise mõtlemise vastu, et need ei ole ühesõnaga üks ühele ülekantavad. Kas sul on nõuandeid mõtlevale inimesele, kes tahab ruumi käsitleda, teistega sellest rääkida, kuidas seda raskust ületada? No, ma ei tea, jah. Ma olen kogu aeg, jah. See, et ma olen uusi sõnu mõelnud, see peaks nagu kinnitama just selle sama sinu enda kogemust, et sellest on raske rääkida. Mina ise seletan just sellega, et ruum on ümber, ta ei ole peo peale toodav või midagi läheb selle peo peale toomise käigus ruumist alati kaduma ja see on peaaegu ruumi tuumaks on olla see, et ta kuidagi hakkab käest libisema. Ja siis on üks lahendus on see poeetiline sõnamoodustus, aga igaüheni see kuidagi ei kandu, et see võib olla selle hägusa asja seletamine veelgi hägusam asjaga, Aga jah, et mingid asjad, aga jällegi, et ruumi puhul on need pragmaatilised asjad seal ka olemas ja siis teine oht ongi muidugi see, et sa siis ainult sellest pragmaatikast ehk sellest asjast, millest saab rääkida, siis sellest sa räägidki, ja jätad selle poeetika nagu kõrvale. Aga et mingid head rusikareeglid ei ole, vaid pigem see nõuanne ongi, et lihtsalt edasi piinelda. Ja kuidagi läbi, kirjutada saab ka ju, meil on see kogemus olemas nõukogude ajast, kus kõik kirjutati ridade vahele. Et ridade vahega nagu saab päris palju asju edasi anda niimoodi, et kõik saavad tegelikult jumalast hästi aru.
aga võib-olla see on niisugune kaduv kunst äkki, jah? Et ühesõnaga ei tasu ennast represseerida liiga täpseks minekuga, et see ahistab pigem, et sa pead mingid mõtteplokid tekitad pigem. Teine on lihtsalt remark, et kui sa pole veel kokku puutunud, siis selline kirjutav arhitekt nagu Colin St. John Wilson on jõudnud väga sarnastele sinu terminoloogia kasutades pragmapoeetilistele nagu tulemitele, et ühesõnaga arhitektuuri ei peakski lahutama. Ühesõnaga see sama, et toome kokku selle pragmaatilise ja poeetilise poole ja et see, mis sa põhimõtteliselt peaaegu ka ütlesid, et ühesõnaga arhitektuuri pragmaatiline pool päriselt saab ilmuda poeesia kaudu ja vastupidi ka, et poeesia selle pragmaatilise, mida paremini ruum toimub, näiteks seda poeetilisem ta võib tunda. Väga huvitav. Tema töid ma soovitan, kui see valdkond nagu huvitab. Aitäh. Karli kui ainus arhitekt, kes sinuga on koostööd teinud, jookseb minema, mul saab tema käest küsida. Kuidas tema praktiline kogemus või mis see kasu on, ikka tahetakse tänapäeval kasu, mis on see kasu, mis sinuga kaasneb? No vältisime seda küsimust. Aga kasu on kindlasti konkursi töid ja võite on teil päris palju. No mine ta kunagi ei tea ju, võib-olla on hoopis kahju olnud, et neid võite või neid kaotusi on ka olnud, et võib-olla need on ka minu süü, et kunagi ei tea. Aga igal juhul, et mitte nüüd liiga pikalt inimesi kinni hoida, kui on veel küsimusi, aga kui ei ole ja ma ei näe kätte merd, siis igal juhul suurimat tänud tulemast. Kõik meie loengud, nagu ka EGI loeng, on järelvaadatav hiljem YouTube'i kanalil. Ja meie järgmine esineja, Karl, aita mind nüüd on, mis kuupäeval on? 3. novembril Raul Kalva. 3. novembril Raul Kalva, olete kõik siia samasse ruumi ja majja tagasi oodatud. Aga sulle veel kord suur aitäh!